kavatsus sõita Antarktikasse või Antarktika vetesse tekkis mul esimest korda 48. aastal, kui ma lugesin Birdi raamatut Lennuretk Lõunanabale. Veidi hiljem sattus mulle kätte Shackletoni raamat Reis Lõunanabale ja muidugi minus tekkis huvi 6. kontinendi vastu. 1957. aastal ma sõitsin. Võib-olla alguses mõni sõna reisist Antarktika mandrini. Meid tähendab merede pikkus Kaliningradi sadamast kuni Mirneni Devise merre on 11 000 meremiili, see on rohkem kui pool maakera ümbermõõtu ning juba tagasiteel, kui me läbisime India ookeani Suessini, ületas meie meretee pikkus tugevasti juba maakera ümbermõõdu. Me väljusime 1. novembril 1957 Kaliningradi sadamast mootorlaeval Cooperatsia. Võib-olla minu reisi eesmärk esialgsel kujul oli just tutvumine merega ja tutvumine eluga suures laevas. Ja niivõrd, kui pool aastat minu elust on nüüd väga tihedalt olnud seotud mootorlaeva Cooperatsiaga ja niivõrd, kui selle aja jooksul iga inimene muutub oma laeva patrioodiks, siis võib-olla tuleks rääkida mõni sõna Cooperatsiast. Cooperatsia on ehitatud 1929. aastal Leningradi laevaehitustehastes. Tema pikkus on 103 meetrit, suurim laius üle 14 meetri. Tema veeväljasurve täislaadungis on 5560 tonni. Ta on nii pooliti kaubalaev, pooliti reisilaev. Omal ajal ta kurseeris Leningradi ja Londoni vahel reisiliinidel. Suure Isamaasõja ajal oli ta Põhja-Jäämeres allveelaevade baasiks. Ta on teostanud juba 3 reisi Antarktikasse. Ja muidugi, kui arvestada seda, et ta mootorid on vanad, mootorid on nõrgad, siis peab ütlema, et olimata sellest, see laev käitub jääs suurepäraselt. Tema kiirus ei ole kuigi suur, maksimaalne on 11,6 miili tunnis. Temas on 37 kajutit reisijatele, tema meeskond on 60 liiget, tal on peal kõige moodsamad kaasaegse navigeerimise seadmed. Me väljusime Kaliningradist 1. novembril. Läbisime Balti mere, Kiili kanali ja jõudsime 3. Põhjamerre. Muidugi Põhjameri õigustas ka seekord oma väga halba kuulsust ja võttis meid vastu mitte tormiga, vaid tõelise orkaaniga. See torm kestis edasi veel Inglise kanalis, kuid see, mis me kõik oleme kuulnud Biskaia lahest, ei õigustanud ennast. Biskaiast me läksime üle täiesti nii vaikse, suurepärase ilmaga ja üldse kogu reisi kohta peab ütlema, et ilmad olid suurepärased. Väga suurt elevust nii meeskonnas kui ekspeditsioonis tekitas teise Sputniku üleslaskmine Nõukogude Liidus. Me saime selle teate Inglise kanalis ning see võeti vastu nii väga suure elevuse, väga suure uhkustundega ja muidugi väga suurte vaidluste ja oletustega, kuna me ei teadnud algul ei Sputniku kaalu, ei tema mõõtmeid, ei tema orbiiti. Ja õieti järgmised andmed, mis me saime Sputniku kohta,
See oli alles Kaplinnas põhjalikumad andmed, kuna sinna jõudis meile vastu Pravda number, kus on antud kõik andmed Sputniku kohta. Ja muidugi Sputnik täitis sel ajal nii Lõuna-Aafrika Liidu ajakirjanduse veergudest väga suure osa. Ja sellest muidugi kirjutati nii imestuse ja väga suure lugupidamisega.